sa muud ka võitu kombo. Nagu next level. jah, see on lihtsalt veider. big city life. niimoodi ma ei taha küll mõelda. on siuke aur. tere tulemast tänasesse vlogi. Ma ei ole nii ammu jälle niimoodi järjepidevalt vloginud, et ma ei ole isegi jõudnud siin varem mainida, et ma lähen täna ühele kiirele tööreisile ja väga veider, sest kunagi L'Orealis oli nii tavaline käia niimoodi ära, aga nüüd siin agentuuris olles tööl, siis ma isegi ei arvanud, et ma kunagi lähen siuksele tööreisile ja juhuslikult ma lähen jällegi Poola oma peaaegu kodusesse Varssavisse juba ja seal toimub siis üks meta üritus, mis on otseselt seotud selle alaga, millega siis mina töö juures tegelen ehk siis mõjuisikutega ja lähme siis ühe minu tiimikaaslasega lihtsalt me oleme 2 ööd ja 3 päeva, ehk siis see üritus ise hakkab homme, aga kuna me ei tahtnud homme mingi reaalselt ülimega vara hommikul ärgata, et 5 lennuki peale minna, siis me mõtlesime, et me lähme täna juba Poola ja siis chillime täna ja siis homme lähme konverentsile. Aga jah, vaatame, mis me siin vlogis veel põnevat teeme. Ma arvan, et võib-olla väga palju ei vlogi, aga lihtsalt mõtlesin vahelduseks vähemalt mingid muud kaadrid siia vlogi, nii et väga põnev, näeme juba Varssavis. Ja üks ju. Oh my god, miks me nii kõrgele läheme? Ma ei saa mõelda. Siin on 1501 kuni. Meil on ruumi. Me oleme väga kõrge. Girl, this is so nice! Wow. Ja nii valge on ka siin. See on väga sneak. Aga meil ei ole küll jõudnud. Jah, ei ole. Uute teadmisteni nagu meta. Ei, meta. Lihtsalt ette, kuidas see part ja see sushi-riis nagu kokku lähevad. Aga tegelikult ma olen teinud seda pokebooli selle pardilihaga, see oli mulle täiega meeldis nagu. Ma arvan, et see toimub. Tere tulemast esmaspäeva, väga imelik, et esmaspäev on käes, aga eile ma teiega midagi jutustanud. Me jõudsime siia mingi, Poola aja järgi 4? 4. 3. Ja Eesti aja keskel 4. Jah. Ja eile, oh my god, me saime täiesti mingit suvevaibe nautida, sest õues oli nii soe, päike paistis ja me käisime lihtsalt söömas. Jalutasime natukene ja õhtul läksime uuesti sööma mingisse ägedasse sushi kohta. Et siuke tõesti, nagu oleks kuskile soojamasse kohta tulnud. Siuke tunne oli. Aga väga mõnus, et me saime vähemalt selle 1 päeva ilusat ilma, sest täna on hall ja õnneks vihma ei saja, aga siuke nagu mulli sees tunne on natukene. Ja kell on nüüd juba saanud 1 läbi. Me käisime hommikul söömas ja nüüd oleme siin natuke tööd teinud ja ennast valmis sättinud, sest me lähme esimesele konverentsipäevale ja vaatame, mis meid siis ootab.
kas me saame targemaks. Ja näitan oma töökaas ka, Rea siin. Mina vaatega. Mida me siit näeme siis? Siin me näeme siis Varssavit, eks ole. Ja no põhimõtteliselt me eile vaatasime Liisiga, et no peaaegu New York. Jaa, no täpselt. Me oleme New Yorgis Liisiga, me tulime seda linna vallutama. Jaa, ei väga lahe nagu vaade. Me oleme 15. korrusel Nix hotellis. Jah, Tallinnas sükest asja ei näe. Jaa, täpselt. Et sellest on ikkagi lahe, et siin Varssavis on nii palju suuri hooneid ja ikkagi rohkem mingi suur linn kui Tallinn. Õhtusse jõudnud. Ma olen nii näljane. Me oleme söönud ainult suupisteid täna. Ja hommikusöök oli nii ammu. Jaa, hommikusöök oli nii ammu. Ja siis seal oli mingi sükene kaus, kus oli virsik, juust ja peet. Nagu, mis asi see veel on? Väga huvitav kombo. Jaa. See on liht lihtsalt. Saime päris palju uusi teadmisi tänasest osast, aga selles mõttes oli huvitav, aga mitte minu töös rakendatavad asjad, nii et homme on siis rohkem siukene creatoritele suunatud osa. Aga jaa, ei väga huvitav nagu... Huvitav on alati sellistes suurtes nagu noh, selles suhtes suurkorporatsioonides käia. Ma ei kujutaks et ma nagu elaksin Varssavis ja siis nagu käid iga päev metasse tööle. Mingi 31. korrusel iga päev. Ma igatahes saaks nii lahedaid storysid saaks teha lihtsalt. Aga see tundub nagu nii next level, et okei, me töötame ka iga päev sama nagu valdkonnaga, aga nagu siin on midagi see veel. See on nagu next level ikka. See on ikka next level korpo. Tore, et sai selle esimese päeva tehtud ja homme siis ootab meid veel ootavad veel uued teadmised. Aga nüüd me tahame süüa. Ja me vaatame mingi Itaalia koha. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Primitivo. See kõlab nagu üks ehtne Itaalia koht. City life. Yeah. Looks so cool. Tere hommikust. Ma olen mega unine. Või õigemini ma ei ole unine, aga mu nägu ilmselt on unine. Mõtlesin täna hommikul jooksma tulla siia Varssavi vahele ja ega see nüüd kõige õnnestunum jooks ei ole. Esiteks nii külm on, pole rohkem riideid ka. Teiseks mu sääred on jälle valusad ja kolmandaks ma lihtsalt, kuna mingi Mapsiga jooksin, siis ma ei saa väga oma intervalle teha, sest ma lihtsalt ei tea, kuhu minema pean. Nii et ma lihtsalt natukene proovin, aga vähemalt ei jää täiesti tegemata see jooks. Ja praegu ma nagu üritasin sinna vanalinnani joosta. Siis ma tean, et siin kuskil peaks mingi suur park olemas. Ma olen ju nii palju käinud siin Varssavis. Aga ma ei saa enam aru, miks ma seda parki ei näe. Ja nüüd ma lähen tagasi hotelli. Paha, see on lihtsalt veider. Aga ma võin juua seda nagu. Sükest asja joon, ma tahaks nagu kohe health benefits nagu. Ja, et nagu, et miks ma seda joon nagu, et siin on mingid jõhkrad.
jõhkrad vitamiinid. No, see on jah, see teine raske. See teine raske. Rasked otsused valida lõhnaküünalt. Ja siin on nii palju häid valikuid. Siin on veel terve sein, mida ma pole unustanud. See on nagu piibeleht. Nii. See on täiega nagu piibeleht. Oh my god! Oh my god. Ei ole seda ka. Ai, seda ma unustasin, see on see veider. See läheb nagu kuiva. Jah, see on see. Mingi kevadpüha. Like update. Ei ole üldse küll. Jõhkralt kulutasime raha küünlapoes. Arvake ära kus, noh. Ikka Bath & Body Works. Iga kord, kui ma siin Poolas käin, siis ma mingi see on nii odav ju. Või noh, ma isegi ei registreerinud. Kurat, slot ära, ma ei tea, noh. Haige rahakurss on see. Liisil on kogu päeva raha. Ära niimoodi, ma ei taha küll mõelda praegu. Aga elame üks kord, Liis. Ja Meta see, mis oli festival, täna oli päris huvitav. Nagu siuke ägedasti korraldatud ja saime targemaks. Ja snäkid olid väga head. Aga targemaks saime küll, jah. Nii et... Ja oli näha, et nagu ikkagi pingutatud selle üritusega. Mille ruumi raiskamine? Selline arhitektuur. Igatahes, mida ma tahtsin öelda, et me pidasime terve päeva vastu ilusti. Ja mingi enne 3, mis sai läbi see üritus ja seal olidki siis nagu erinevad mingid agentuurid ja siis mingid kliendid, kes siis, kellele see creator marketing on suunatud ja saime selle üritusega ühele poole ja siis me käisime veel lõunat söömas selles ägedas, mis selle nimi oli? Fabrika. Jah, kus me eile ka korra käisime õhtul. Ja see on tõesti nagu väga lahe koht, et seal on nii palju erinevaid toidukohti. Ja saad istuda ja ongi mingi tööd teha ja värki. Ja nüüd me siis chillime, sest meil on lend kell 11 õhtul. Nii et jõhkralt aega. Meil on jah aega sisustada. Ja naudime siis seda, et päike tuli välja. Vahepeal eile oli täiesti pilvine. Nii et täna me võtame seda vara kevadist. Jah, ma panin prillid ette igatahes. Jah, that's the vibe. Ja me oleme vanalinnas, me oleme kultuursed, me oleme ikkagi kultuursed turistid. Täiega. Tulime ikka siia nagu nautima ka. Tulime ikka Varssavisse. Kevad. Linnud. Vaata, seal on päris vahet suur. Aga see ei ole ju. See ei ole jah. Võime siia minna. Wow, siuke aur. Oleme kodus. Ma olen nii väsinud tegelikult. Ja eile ka nagu ilmselgelt me olime selleks hetkeks, kui me lennujaama jõudsime, juba mega väsinud. Ja siis kella 11 lend ja ikkagi 1 tund, see 1 tund aja vahe mõjutab ikka väga palju, kui sa oleksid muidu jõudnud mingi enne 1 Tallinnasse, aga me jõudsime siis, kuna tund aega läks veel otsa, siis 1:40, midagi sellist ja siis sõitsin veel mingi pool tundi taksoga koju, et ma jõudsin, ma ei tea, mingi 2 läbi midagi.
ja ma reaalselt tulin lihtsalt kohe magama, sest ma ei jaksa mitte midagi teha. Ja tavaliselt ma ikkagi käin mingi pesus, teen mingid kõik rutiinid ära ja eile ma olin lihtsalt meigi maha pesin hambad ja ma olin lihtsalt knocked out. Aga mul on nii hea meel olla kodus, kuigi see reisike oli väga tore ja täiesti ootamatu selles mõttes, et me suht alles saime teada, et me sinna lähme. Noh, tegelikult võib-olla mingi kuu aega varem. Aga jah, et ei oleks oodanud, et see aasta meid, et ma see aasta mingi Varssavisse lähen. Aga see oli tore reis ja nüüd on hea meel olla kodus ja ma hakkan kohe tööle. Ma olen täna otsustanud, et ma lihtsalt olen nii kaua siin voodis, kui ma tahan, sest ega ma mingi täielikult neid unetunde ikkagi täis ei saanud. Ja noh, ikkagi need reisipäevad on alati väsitavamad, kui oleks tavaline päev ja sa ei saa nii kaua magada. Et siis jah, oma kohvi ja ma hakkan kohe tööle ja vaatame, kuhu see vlog välja jõuab. Nii naljakas minu meelest, kuidas me olime nagu 2 päeva või noh, 3 päeva põhimõtteliselt ja 2 ööd seal Poolas ja mul on siuke tunne, nagu ma oleks mingi terve nädal aega ära olnud. Ja kuigi igal pool on internet olemas ja sa ikkagi natuke midagi kuskil vastad ja nagu oled online'is, siis mul on ikkagi alati reisil olles selline tunne, et ma olen täiesti nagu kuskil mulli sees või nagu ma ei ole üldse, et ma ei suuda üldse keskenduda sellele, mida keegi mulle kirjutab. Et jah, kuidagi need tavalised igapäeva suhtlused ja asjad ka on kuidagi, ma ei tea, ma ei suuda üldse reisil olles nagu olla 2 kohas siis present, mis tegelikult võib-olla ei peakski, see ei peakski olema see, et sa suudad, et reisil võikski olla nagu kohal, aga lihtsalt see on nii naljakas, et praegu mõtlen, et mida ma üldse inimestega rääkisin need 2 päeva ja nagu Muude räägib praegu mingeid asju, mida ma lihtsalt isegi ei mäleta, et ta mulle vahepeal kirjutas, sest ma lihtsalt ei suutnud nagu see nendes hetkedes süveneda sellesse, mida keegi kirjutab. Nii et jah, see on nii huvitav tähelepanek, et huvitav, kas keegi on veel samasugune, et sa, kui sa oled reisil, siis sa oled nagu täiesti, ma ei tea, nagu oledki mingis teises maailmas, et kuidagi minul on nagu raskem alati suhelda inimestega, kes on siis kodus, sest ma tunnen, et mul ei ole nagu sellist energiat, et ma suudaks kogu aeg olla siis nagu telefonis, update ida, rääkida inimestega ja siis olla seal reisil ka nagu, et jah, väga huvitav, aga mul tuli siuke random mõte. Nii on aega vähemalt oma juuksed ära kammida. Meil oli just mingi 2-tunnine koosolek tiimiga, nagu mingi läbipõlemisteemal ja noh, väga huvitavad arutelud on alati sellised, et mulle meeldib, et me ikkagi nagu räägime tiimis sellistest asjadest. Aga jah, 2 tundi koosolekut ja enne seda ma täitsin mingit arvete tabelit, ehk siis ma ei ole täna ikkagi jõudnud mitte ühessegi tööasjasse nagu süveneda. Kell on mingi 12:30 juba, ehk siis pool sellest päevast on läbi. Ja väga wild, et ma ei tea, et see tänane ülejäänud päev ja homne tööpäev tulevad väga crazy'd, sest reede on ju ka vaba päev. Aga jah, ma mõtlesin, ma vähemalt teen oma juuksed, panen normaalsesse patsi, pesen näo ära, teen skincare'i ära, sest ma tõesti tunnen, nagu ma oleks mingi puuga pähe saanud. Ja siis tahaks midagi süüa ja siis süveneda nagu asjadesse. Aga ma ei tea, nii siuke vatises tunnen endiselt, et täiesti udune ilm ja et see on täpselt see, kuidas ma ka ennast tunnen, nagu täiesti udu sees ja eile, kui me maandusime, või noh, täna hommikul siis, kui me maandusime ka, siis me lihtsalt isegi ei saanud aru, et me juba maandume. Lihtsalt üks hetk olid rattad maas ja me olime maandunud, sest nii suur udu oli, et me terve aeg mõtlesime, et me oleme ikka veel nagu pilvedes, aga tegelikult lihtsalt oligi nii paks udu eile õhtul, et või noh, öösel siis mida iganes, et lihtsalt ei näinudki, kui see maa mind juba lähedale tuli. Et jah, sellised lood, aga ma loodan ja usun, et see skincare aitab mind praegu. Kasutan näopesuvahendiks Nuuni Aesthetics sellist
puhastevahendit, mulle ülimeeldib see on nagu siuke natuke keeljas, aga natuke vahutab ja ta teeb näo tõesti hästi puhtaks ja ei jäta mingit ebameeldivat kihti. Ja selle ma sain siis, kui ma käisin seal näohoolduses Klar Skin stuudios. Aga siis ma panen ikka nagu tavaliselt niacinamiidi seerumit ja seda ma panen ka hommikuti, vahepeal õhtuti ka, kui ma tunnen, et mu nägu on lihtsalt hästi kuiv, mida ta on siin viimased mitu kuud olnud, ma ei tea, lihtsalt mul pole kunagi nii kuiv näonahk olnud kui siin viimasel ajal. Ja siis paneme mingi kreemi, ma vist ei pane SPF-i praegu, sest ma ei kavatse täna õue minna. Ja ma panen lihtsalt seda L'Oreali filler kreemi, sest see on siuke hästi kerge kreem, aga mõnusalt niisutav. Ja isegi need lihtsalt mingi 2-3 asja, et nägu puhtaks, seerum ja kreem ja juba ma tunnen, et ma olen rohkem elus. Aga ma ei suutnud hommikul piisavalt vara ärgata, et seda kõike enne teepäevalgust ära teha. Lõuna on söödud, õnneks Marko oli mingit kana teinud, nii et ma sain seda soojendada. Ja nüüd on kohe hea olla. Aga mul on reaalselt nagu mingi nostalgia sellest L'Oreali eerast, kui ma käisin ka mingi Poolas ja üldse Lätis ja Leedus ja siis ma tegin teile mingeid minihoole, aga seekord ma tõesti ei läinud sinna mingit shoppama ja ühtegi nagu ostuplaani ei olnud ka, nii et ma ostsin lihtsalt kommi, sest kommid mulle meeldivad ja mulle väga meeldivad need Poola. Minu meelest see on nagu linnupiim. Ma ei oska sellele mingit paremat nime öelda, kuigi inglise keeles on see nagu marshmallow siin tõlgitud, aga ma ei ütleks, et see on nagu vahukomm. Ta on nagu siuke teistmoodi asi minu meelest. Nii et ma tõin neid koju ja siis ühed kommid, mis mulle veel väga meeldivad, on need siuksed nagu šokolaadi ja pähkli ja vahvliga kommid. Ja ma ei tea, ma tahan alati midagi koju tuua, vahet pole, kus ma käin, siis nagu kommid on siuke väga lihtne ja nagu minimaalne asi, mida tuua, sest nagu õnneks meile mõlemale maitsevad nagu maiustused, et siis on selline lihtne suveniir. Ja ma ostsin veel mingeid kummikomme, mida ma lihtsalt mingis tavalises poes nägin, aga ma ei ole Eestis näinud selliseid Haribo komme. Ja siis ma ostsin mingi täiesti random potato chip chocolate. Ma veel ei tea, kas me sööme selle ise ära, aga mul on mingi haige komme, et nagu kui ma kuskil käin, siis ma alati tahan oma õele midagi viia ja oma sõbrannale. Nagu see võib olla nagu täiesti mingi üliväike asi, aga ma ei tea, mulle alati meeldib nagu midagi viia. Ja siis ma võtsin ühe siukse, see vist on Poola bränd, see Vedel. Mingi šokolaadi ja siis oma õele ma võtsin väga random asja, aga ma arvan, et talle meeldib see. See on Bath & Body Works'is see desokeel, sest ma ei tea, mulle alati meenub mu õde selle keeliga, sest kunagi ta kuskil reisilt endale selle ostis ja see minu meelest nagu käib temaga kaasas, tal on alati see hand sanitizer olemas ja mina olen nagu ülihalb selliste asjade kasutaja, aga ta raudselt kasutab seda ja mulle meeldivad need Bath & Body Works'i need lõhnad, nii et ülirandom, ma ütlen, et nagu see võib olla mingi ülipisik asi, aga lihtsalt mulle meeldib midagi tuua. Ja siis ma ostsin endale ja sõbrannale selle Bath & Body Works'i huulekoorija. Ma ei tea, tundus nii hea asi, ma olen tegelikult eriti selle talvega ülitihne tundnud, et ma tahaks siukest mõnusat nagu suhkrust koorijat. Ma ei tea, miks ma ei ole ise seda teinud, aga ja, see tundub nii mõnus huultele panna. Kõige olulisemad ja minu precious purchase, mis me juba saime seal Poolas aru, et oli jälle mõttetu raha raiskamine tegelikult, aga ma ostsin 2 lõhnaküünalt koju. Sest ma olen aru saanud, et mul ei ole kodus üldse lõhnaküünlaid nagu, ma ei tea, kuidas üldse on võimalik, aga mul ei ole reaalselt lõhnaküünlaid.
ja oh my god, kui hea lõhnaga see on. Ja nüüd on veel eriti see, kuna vannituba on valmis, siis ma teadsin, et ma ühte küünalt tahan vannituppa ja lihtsalt mingi öökapi peale panna mingit head küünalt või siis selle kummuti peale. Ja ma valisin mõlemad sellest White Barn sarjast, mis on... Mulle meeldib, et see sari on neil siuke rohkem minimalistlik, et ta ei ole hästi värviline, seal ei ole siuksed mega puuviljased lõhnad, et pigem siuksed natukene mahedad ja üks ongi siis Fiji White Sands. Ma ei oska isegi kirjeldada, mis lõhnaga see on, aga see on täpselt siuke mõnus mahe, natukene magus, natukene siuke parfüümikas ja minu meelest siuke natuke luksusliku lõhnaga. Et see on siis üks küünal ja teine on Mahogany Coconut, mis on siukene väga huvitav, et alguses sa nuusutad, siis sa tunned nagu see oleks meeste parfüüm, aga siis seal tuleb ikkagi see kookose lõhn ka. Ja see on lihtsalt nii huvitav lõhn ja ma mõtlesingi, et see võib-olla panna vannituppa. Aga ja minu 2 sellist ostu siis Poolast on lõhnaküünlad, aga jah, teadlikult me ei läinud mitte ühtegi riidepoodi, sest me kumbki ei tahtnud tegelikult shopata ja lihtsalt kuna see Bath & Body Works on selline pood, mida meil ei ole, siis see tundus siuke tore asi. Aga mul tuli täna ka üks pakk. Ma tegelikult lootsin, et need on ühed koduasjad, sest mul on päris mitu asja, mida ma tellisingi vannitoa jaoks, mida ma praegu ootan. Aga täna tuli siis hoopis jooksuga seotud asi. Ja see on selline väike flask, kuhu saab siis valmis teha selle geelijoogi. Et muidu siis pikkadel jooksudel ma alati võtan neid spordikeele ka ja kuna pikad distantsid võtavad kaua aega, siis sul on vaja neid keele päris palju. Me treeneriga siis mõlemad ostsime endale need flaskid ja proovime teha siis sellist asja, et me segame nagu veega ära ja siis jooksed koos sellega, et vaatame, kuidas selliselt see keelide võtmine läheb. Sest võib-olla see on nagu organismile natuke leebem variant, aga ei tea. Tore, et see kohale jõudis. Mul on nüüd praegu natukene jooksmisega küll selline kurb tunne või siuke väga raske, ma ei tea, lihtsalt väga raske tunne. Ma isegi ei tea, miks ma nagu emotsionaalseks muutun, aga jah, ma tunnen nagu praegu, et mu need sääred on ikkagi valusad ja see eelne jooks ka seal Varssavis ei olnud tegelikult üldse hea ja jah, ma lihtsalt tunnen, et võib-olla ei ole mõistlik nagu väga suurelt pingutada praegu ja see on lihtsalt väga-väga kurb, sellepärast et ma olen nagu vaimselt nii valmis selleks ja ma tahaks täiega seda kava teha nii, nagu ma sügisel tegin või õigemini suvel tegin, et ma tõesti ei jätnud ühtegi trenni vahele ja ma jälgisin täpselt seda kava ja suutsin nagu selle eesmärgi ära teha ja praegu mul on siuke tunne, et mu jalad lihtsalt veavad mind alt, et ma ei saa nagu üldse niimoodi pingutada, nagu ma tahaks ja isegi kui ma käin jooksmas, siis see on nagu nõme, sellepärast et ma tunnen, et mul need sääred valusad ja ma ei taha nagu neile tegelikult ju liiga palju haiget teha, et see asi hullemaks läheks. Ehk siis see on jah praegu siuke nõme olukord, aga ma sain järgmiseks nädalaks ortopeedi aja, et lähen siis sinna ja siis sealt võib-olla lähen edasi MRT uuringusse, kus saab siis täpsemalt jällegi vaadata seda olukorda, et lihtsalt nõme. Ma ise nagu olin nii sellises kuidagi in denial võib-olla ja lootsin, et me võtsime koormuse maha, kõik läks paremaks, et kõik nüüd ongi korras, aga nüüd see viimased päevad on ikkagi näidanud, et see ei ole nii kahjuks. Et vaatame, mis saab, lihtsalt ma ise tunnen, et see võtab mul täiega seda jooksurõõmu ära, aga ma üritan kuidagi ikkagi, ma ei tea,
võtame päev korraga ja vaatame, mis saab. Et siukseid asju ikka tuleb ette, et tekib neid vigastusi ja lihtsalt see on omaette raskus, kuidas siis sellega toime tulla. Aga jah, ma mõtlesin, ma jagan seda ka, sest võib-olla muidu kõik tundub nii ilus ja roosiline, et mingi vigastus ja tegelikult ei olegi midagi hullu ja kogu aeg jooksen ja kõik on nii hästi, aga tegelikult praegu on siuke väga raske emotsionaalselt see seis. Aga ma tegin siia paraja segaduse, et ma panen oma asjad ära, ma teen omale ühe tassi kohvi veel ja siis päriselt süvenen oma lõputusse to-do-listi, mis mind siin arvutis ootab, aga vähemalt on meil pikk nädalavahetus ootamas, nii et excited.